Näitan nüüd, kuidas lahendada suvalist tekstiülesannet, mida saab lahendada võrrandiga. Ülesanne on selline. 2020. märtsi 26. päeval tõi õpetaja metsast koju 10 liitrit vahtramahla. No kui me tahame, me võime siia teha ka mingisuguse pildikese. No, siin on mingisugune anum näiteks. Nii, see on siis 10 liitrit. Ja õpetaja siis, teeme siia väiksed sõrmed ka. Õpetajal väiksed sõrmed. Nii. Käsi selline. Õpetaja tassis 10 liitrit nüüd koju. Ja seejärel oli ta 2020. aastal kogunud kokku 138 liitrit vahtramahla. Nii et ta tõi 10 liitrit ja kui ta selle oli kuskile lauale pannud, ütleme, et see on mingisugune laud siin, nii. Siis koos selle 10 liitriga oli tal kokku 138 liitrit vahtramahla. Ma praegu siia ühikuid ei kirjutanud lihtsuse mõttes. Oletame, et siin laua all on veel siin hunnik erinevaid pudeleid, nõusid, sellised ümarad, mis iganes tal siin all on. Nii. Ja tegelikult peaks siis nüüd selle osa siin tegema suuremaks. Nii, et siis niimoodi. Et kokku koos selle 10 liitriga oli tal 138 liitrit vahtramahla. Ja kui palju oli ta kogunud vahtramahla kuni eelmise päevani? Ehk küsitakse seda, kui palju tal enne oli. Ja me ei tea, kui palju tal enne oli. Seega, mis juhtus, on selline lugu, et ma teen siia nüüd teise värviga, et enne me ei tea, palju oli, 10 tuli juurde ja kokku saime 138. Meil just nagu oleks juba võrrand olemas, aga ma nüüd räägin etapid läbi. Nimelt, kui me tekstiülesannet lahendame, eriti alguses on hästi oluline järgida 4 etappi. Esimene etapp on võrrandi koostamine. Ma kirjutan siia väikselt, sest ma ei tea, palju mul ruumi vaja läheb. Ja pärast kasutan samu asju. Esimene etapp on siis võrrandi koostamine. Teen oranžiga teise etapi. Ma loetlen alguses need etapid kõik. Teine etapp on võrrandi lahendamine. On koostatud võrrand, pärast seda siis lahendame. Kolmas etapp on lahendi hulga sobivuse kontrollimine. Ehk teisisõnu, kas see lahend, mis on saadud, on õige. Teatavasti ühe muutujaga lineaarvõrrandite puhul ongi ainult üks lahend. Meil sinna hulka siis kuulubki ainult üks lahend. Võib ka olla tegelikult lõputut lahendeid.
aga tavaliselt tekstiülesannete puhul selliseid olukordi ette ei tule. Ja siis on, või kui tuleb, et siis on ilmselt lähteandmed valed. Ja lõpuks vastuse vormistamine. Kõik need etapid tuleb läbi teha tekstiülesande lahendamisel. Kõigepealt koostame võrrandi, siis lahendame selle, seejärel kontrollime, kas lahend on õige ja lõpuks vormistame vastuse täislausega. Kõigepealt võrrandi lahendamine. Kuidas seda võiks siis lahendada? Tundmatuga tähistatakse tavaliselt seda, mida küsitakse. Praegu meil küsitakse, me võimegi hakata küsimusest pihta, et kui palju oli ta kogunud vahtramahla eelmise päevani, ehk kui palju tal enne vahtramahla kodus oli. See esimene osa, siis ma kirjutan siia. See on võrrandi koostamine. Ja nüüd tuleb välja kirjutada, kuidas ma tähistan. Nii. Tähistan X-iga. Võime muidugi muud moodi ka tähistada, aga üldiselt tundmatuid tähistatakse X, Y või Z. Ees antud juhul tähistan X-iga. Kui palju tal oli vahtramahla enne. Tähistan X-iga, kui palju tal oli vahtramahla enne. Niimoodi ilusasti kirjutan lausega välja. Kuna järgmine asi on nüüd see, et ta tõi juurde 10 liitrit. Kuna ta tõi kümme liitrit juurde, oli tal pärast kokku X pluss 10, võime siin ka sulgudesse selle panna, liitrit mahla. Ja et me teame, et on teada, et pärast oli tal kokku 138 liitrit mahla on võrrand või pigem siis kirjutada saan võrrandi ja milline see võrrand siis on? X pluss 10 võrdub 138. Siia võrrandisse ma ei pane ühikuid juurde, sellepärast et ma tahan, et võrrand võimalikult lihtne välja näeks. Ja nüüd on koostamise ülesanne tehtud. Ma olen tekstiga, täislausetega koostanud võrrandi ja olen jõudnudki võrrandini välja.
Nüüd teine etapp. Võrrandi lahendamine. Ma kirjutan selle siia. Tõmbaks siia vahele veel joone, et eristada seda teooria osa, mis ma siia juurde kirjutasin. Kõigest muust. Võrrandi lahendamine siis. Ma võin siia uuesti selle võrrandi ümber kirjutada. X pluss 10 võrdub 138. Siit siis, kui ma võtan mõlemalt poolelt 10 maha, siis ma saan sellise samaväärse võrrandi. Ja seda ma tegin selleks, et x jääks üksi, seega siit siis x'i väärtus on 128. Nüüd on teine etapp ka läbitud, nüüd kolmas etapp, nüüd on vaja kontrollida, kas see 128 on õige, kas see üldse sobib. Kolmas etapp, see on siis kontroll. Ma kirjutan selle siia praegu välja. Sina peaksid lahendajana alati kirjutama välja, mis on mis. Mina praegu tähistasin need 1, 2, 3, 4, aga seda sellepärast, et mul on eelnevalt välja kirjutatud, mida need 1, 2, 3, 4 tähendavad. Sina kirjuta ikka, et mis asi on koostamine, milline osa on lahendamine, milline on kontroll, milline on vastus. Nii siis kontroll. Kui õpetajal oli enne 128 liitrit mahla ja ta lisas 10 liitrit oli tal pärast kokku. Ja nüüd tuleb siia näidata tehe. 128 liitrit pluss 10 liitrit võrdub 138 liitrit mahla nagu ka teada oli. Nii et kontrollis tuleb siis näidata see kontrolltehe koos kontekstiga, mis on siis see sõnaline ümbris siin. Ja lõpuks tuleb vastusena lahend vormistada. Teen selle siia. Nii, vastus siis. Vastus on täpselt küsimusele, kui palju oli ta kogunud vahtra mahla eelmise päevani. Eelmise päevani oli ta
kogunud vahtra-mahla 128 liitrit. Hästi oluline on, et ei unustaks ära ühikuid ja kui on vaja eelnevalt ühikut teisendada, siis tuleb ka see ära teha. Niisiis käin korra üle, mis ma siin nüüd tegin. Kõigepealt ma pidin sellest ülesandest aru saama. Vajadusel tegin pildi endale, et näidata, mis siis toimus. Oluline on teada, mida küsitakse, sest see on tundmatu. Ja läbisin 4 etappi: koostamine, lahendamine, sobivuse kontroll ja vastuse vormistamine.